tere, armas teekaaslane! Teeme kaardi lugemise nädalale 3.–9. august. Ma tunnen, et see nädal hakkab tooma väga palju kergendust. Selle nädala põhiline sõnum ongi kergenemine, vanade koormate langemine, lahustamine, ümber transformeerimine, mis on olnud raskus. Saame aru, me näeme, me tõuseme kõrgemale sellest raskusest läbi andestuse, et me anname endale ja kõigile andeks, kellega me oleme neid raskuse õppetunde hoidnud üleval või mingeid mustreid küpsetanud. Et selle asemel tuleme hoopiski tänulikkusesse, aitäh nende taipamiste eest, aitäh nende mõistmiste eest ja aitäh, et ma luban endal puhata sellena, kes ma olen, et see ei pea tähendama ainult sellist palgatööst puhkust, vaid see on hinge tasandil sellisesse puhkuse kogemusse jõudmine, kus ma saan aru, et suur vaim, armastus, algallikas loob ja see, mis seda loomist kiirendab, on see, et ma lihtsalt tunnistan, millest mul on isu täis, et ma ei hoia seda mustrit enam endas püsti, vaid lasen loomul tasa nendel taipamistel tuua kergenduse, rõõmu ohke, ma ütleksin, sest et see usaldus suure vaimu suhtes, mis nüüd eelmistel nädalatel on meis ilmselt saanud kasvada ja võimalik, et on kasvanud mingi hetk ka vastuseis, et ma ei taha neid muutuseid, et miks minuga need muutused peavad toimuma, miks mina pean nendest kohtadest läbi minema, ma ei saa aru, ma ei julge, aga see kõik teenib ühtsust ja terviklikkust. See kõik, mis praegu toimub, toetab seda, et me oleme enda sees, enda mees ja naise energia kogemuses tasakaalus. Ja ma vaatan kohe, kas ma leian siit. Jah, mees ja naise energiate tasakaalustamise kaardid ja vaatame, mis aitab, kui on selline vastuseisu koht, seda tasakaalustamist teha, mis on see vabanemise, kergenduse võti meie jaoks. Soovitus on anda taotlus. Tasakaalustan kõik oma energiat minu kõige kõrgemaks hüvanguks, mind ümbritseva energia suhtes igas ajahetkes, aegruumis, maailmas. Kujutle, kuidas kõik rahuneb ja muutud neutraalseks ning liigud erinevate energiatega kastidest ja kogemustest välja. Muusika ja loodus aitavad. Näide, kui oled liigselt kuskil energias kinni või oled teise situatsiooniga samastunud, siis sa ei näe omale kasulikke võimalusi. Näiteks oled samastunud mingi olukorraga ja sa keerled selles ning teed enda olemise ja tegevuse raskeks. Ärritud, oled naljakalt rõõmus ja nii edasi, siis sinu tunne on ärev, mõttes on kahtlused või midagi muud ketravat. Seega sealt tuleb väljuda ja siis sa saad jälle endaks ning asjad hakkavad liikuma sinu kasuks. Tervenda oma naisenergiat. Kogu sinu naisenergia pool vajab tervendamist tervikuna. Isegi kõige teadlikum inimene vahel kaotab ennast. Pööra tähelepanu enda sisse ja vaata, kas sinu naisenergia ikka on enesekindel, väärikas, mänguline, särav, rõõmus, helge, kaval ja nii edasi. Kui sa märkad puudusi, siis anna tugev taotlus. Otsustan tervendada ja tugevdada oma naisenergiat igal tasandil, aegruumis, maailmas, minu kehale kõige turvalisemal ja kergemal viisil või kasuta seda meetodit naisenergia tervendamiseks.
oled liiga kriitiline, pehmenda naisenergiat, sest kõik on peegel ehk tasub vaadata endasse ning mõista, et kergusega saavutad kergemalt. Vahel tasub mitte liigselt pingutada, õppida ning otsida täiust, vaid lasta asjadel lihtsalt voolata. Vot siis sellised soovitused tulevad siit nendelt kaartidelt. Ma tunnetan, mis Ganesha siis sõnum tahab öelda, et püsi selles tundes, nagu sa oleksidki juba selles kogemuses, mis sinu jaoks on märguandeks, et kui sa sellesse kogemusse jõuaksid, siis kuidas sa ennast tunneksid, kui juba olekski kõik tasakaalus. Ehk ennem kui füüsilisel tasandil tuleb väline kinnitus, sa enda sees juba tunnetad seda tunnet, et kõik läks kõige kõrgema plaani kohaselt ja sa oled õnnelik, mänguline, rõõmus, särav. Ja vaadake, kui ilus tuleb siin keisrinna kaart seda kinnitama. Keisrinna ongi täpselt see energia, mida me siin kirjeldasime. Keisrinna ehk valitsejanna energia oma olemuselt on hästi lõdvestunud energia, ongi õnnelik naisenergia, kes tajub, et ta on loodusega üks, universumiga üks ja see, kuidas asjad edenevad ja liiguvad, on universumi otsustada. See ongi see naisenergia põhiline töö või kogemus, mida hoida, on see puhas ruum, avaruse ruum, vaikuse ruum, nii palju kui võimalik. Mitte ärev ootamine, vaid lõdvestunud olek, teadvustades, et kui ma lõdvestun, siis läheb kõik kõige kõrgema plaani kohaselt. Ja seda ehk saate mõista ühe sellise sümboli kaudu. Ma ei tea, kui paljud teist on langevarjuga hüppamas käinud, aga enda kogemusest ma mäletan väga hästi, et kui lennukist välja hüpata oma pead, mitte siis koos instruktoriga tandemhüpe, vaid iseseisvalt, siis esimene reegel on see, et kui sa tahad, et sa enam ei kukerpallitaks ja laperdaks seal õhus, et sa saaksid langevarju avada nii, et see langevari ei lähe sassi su kohal, kui sa selle avad, sest kui sa laperdad, siis võivad need köied minna krussi, siis on reegel see, et tuleb hästi lõdvaks lasta ennast ja kujutad nüüd ette, sa oled välja hüpanud lennukist ja sinu ülesanne on lõdvestuda. See on nagu kõige loomuvastasem, mis üldse saab tunduda, sest siis tahaks just sipelda ja kuskil kinni haarata ja millestki või kellestki kuskilt tahaks seda toetust saada ja sellel hetkel see iseseisev esimene hüpe, ma arvan, ei lähe ühelgi langevarjuril mitte kunagi meelest ära. See, kus on vaja käituda kõikide loodusseaduste vastaselt enda sees, sest me ei ole seda mitte kunagi varem elus kogenud. Me ei tea, mida see tunne tähendab. See tundub täiesti loomuvastane kogemus, et me oleme töötavast lennukist välja astunud ja maapind läheneb tohutu kiirusega. Ja seal kohas ei ole valikut, et kas ma nüüd tahan lõdvestuda või ei taha, vaid seda on vaja teha. Ja mul on tunne, et selle nädala energia kutsub meid just nimelt ükskõik millise kiirusega sulle tundub, et kohe võib katastroof saabuda. Või et kohe kukub maailm kokku, kui ma lõpetan selle kontrollimise või sättimise või üleval hoidmise, siis selles kohas tuleb meil lõdvestuda,
sest selles kohas, kui see langevari siis su pea kohal kenasti avaneb, sest sa oled lõdvestunud, sa oled stabiliseerunud, kõik kannab sind, siis sellel hetkel me näeme seda maapinda kõrgelt. Ja me näeme kõrgemaid visioone, sest me lõdvestusime ja avasime langevarju ehk kutsusime algallika appi ja algallikas alati kannab meid. Siin ei ole vaja mõelda, et ei tea, kas kannab või ei kanna. Algallikas armastus alati kannab. Ja seda kogemust, et selles kõige keerulisemana näivas kohas on meil vaja lõdvestuda ja küsida seda abi algallikalt. Seda me võime nimetada elu meistereksami läbitegemiseks, aga see toob meile väga palju rõõmu, kui me lubame endal seda kogeda. Et selle rõõmu kingituseks on meil austus, eneseaustus. Et selle vastandiks võiks siis olla siis enda kritiseerimine, teiste kritiseerimine, hinnangute jagamine, pahandamine, vastuseis elule, ma ei taha, mulle ei meeldi, mulle ei sobi. Et see vastuseisu energia, kui seda peaks tulema, võime ümber transformeerida peaingel Zaatkieli abiga, kes siis aitab violetse leegiga. Need pingekohad, miks me ei ole lubanud endal tulla universumi usaldamisesse, aitab need kohad puhtaks pühkida ka meie une ajal. Et kui tõesti, kui oleme ärkvel ja ärkvel olles on liiga palju neid sigina, sagina ja ärevuse mõtteid, siis peaingel Zaatkiel aitab une ajal seda tervendust teha. Ja seda transformatsiooniprotsessi tuleb toetama arusaamine, et vanaviisi toimides me oleksime liiga väsinud, et see vana ärevuse tsükkel ja tahtmine nagu universumi kulgemist enda individuaalse minaga kontrollida, et see on liiga väsitav. Et sellel hirmu kestal tuleb lasta minna. Ja vaatame, mida inglid soovitavad selle kesta minna laskmiseks. Et kui sulle tuleb jumalik juhatus läbi rahunenud meele, kas siis läbi meditatsiooni või looduses käies tuleb sulle mingisugune mõte, siis see, et su närvisüsteem, 2 närvisüsteemi, siis parasümpaatiline ja sümpaatiline toimivad üheskoos. Üks siis käivitab, on nagu gaasipedaal ja teine on pidur ehk rahunemine. Et kui sulle selles rahuhetkes, selles sügavas alistumises või kas või natukene rohkem rahunemises tuleb mingi hea mõte, siis pane enda jaoks need mõtted kirja ja asu ka tegutsema. Et eesmärk ei ole meid lihtsalt kuhugi tugitooli nurka lössi vajutada elu poolt, vaid et rahune nii palju, et sulle tuleb jumalikult juhatatud inspiratsioon, mida edasi teha. Et tööta selle kallal, mis on sinu jaoks praegusel hetkel oluline, mis on olnud tasakaalust väljas ja küsi sellele juhatust ja see juhatus tuleb sulle läbi lõdvestuse, läbi rahunemise, siis ole hästi, kuidas ma ütlen, hästi aus endaga. Selline jääkuninganna energia soovitab eelkõige tegeleda elu praktilise poolega. Et kui on midagi sinu vaja tööasjades, finantsasjades, kas või kodukorrastuses, oma elukorralduses ümber seada, et siis
ära karda teha neid muudatusi, astuda neid sammusid, et kui tuleb jumalik inspiratsioon, siis see ongi selleks, et sa seda edasi hakkaksid looma. Sellised on siis nädala põhisõnumid. Andestus ja tänulikkus on need põhilised võtmed, mis seda lõdvestust aitavad teha. Andestus minevikule ja tänulikkus kõige kõrgema, kõige helgema tuleviku võimalikkuse eest juba ette. Nii ma joon natukene oma lemmikjooki ja kohe läheme päevade kaupa energiat ülevaatuse juurde. On meil siis siin visiooni energiatsükkel. Ja nüüd viimased nädalad selles sünnitsüklis. Et võite ka mõtiskleda ja tunnetada, mis see oli siis umbes 8,5 kuud tagasi. 8 kuud tagasi. Mis teil otsustatud sai või tunnetatud, kes mu kanalit on kauem jälginud, siis ma alati soovitan, et sünnitsükli alguse märkamised enda jaoks üles tähendada, et võite neid üle vaadata. Et nüüd me oleme siis sünnitsükli sellisel viimasel lõpusirgel, mis toob meile suure tõenäosusega väga ilusa kuvandi, visiooni, mäletamise tulevikust. Mismoodi see energia, mida sa oled nüüd hinge tasandil manifesteerunud, mismoodi see energia nüüd saab hakata kandma. Sest et see sünnitsükkel on kogu aeg olnud nagu sellise uue iseenda või uue maailma läbi enda sünnitamine ja nagu ikka siis naised, kes on sünnitanud, te ilmselt teate, mis tunne on sünnituse lõpusirgel. Ega see ei ole kõige kergem tunne tavaliselt, eks ole, see on tavaliselt kõige raskem koht. Aga vot sellel ajal, kui sünnitada, siis on ka tarvis lõdvestada, eks ole, siis samamoodi nüüd see sünnitsükli lõpukulminatsioon kutsub meid hästi teadlikult olema paindlik, et see, mida me nii tahaksime, no kohe võiks olla ju manifesteerunud, kohe võiks olla nähtaval ja seda veel ei ole, et selles kohas kasutada seda, et siis ma hingan rahulikult, et ma tulen suuremasse rahusse, et ma ei saa kiirustada tagant, millel on õige hetk sündida õigel hetkel, aga ma saan seda kogemust enda jaoks muuta lihtsamaks läbi paindlikuma mõtteviisi. Ja võib-olla teha ka oma plaanides või otsustes selliseid paindlikke otsuseid, kas panna mingi asi kõrvale mingiks ajaks või võtta mingi asi nüüd fookusesse, mis nüüd on näidanud, et on nüüd just vaja fookusesse võtta, et see punktist A punkti B liikumine meie elus inimteaduse järgi võiks ju sirgelt minna, aga sageli elu õpetab, et enne kui me uude kohta jõuame, on ka tarvis mingisugused teised punktid läbi käia. Et kui sa kujutad, et punkt A on siin, punkt B on siin, siis nüüd see koht, mida selle päeva energia näitab, on see, et ennem kui sa sinna punkti liigud, õpi see koht, vaata seda kohta, tunneta, mida see väike kõrvalepõige või
võib-olla mõnes mõttes ka mõne inimeseks ka mööda rääkimine või mööda panemine või mööda sihtimine, mis nüüd on toimunud, et kuhu see suunab, et miks see sind toetab, miks see sulle tegelikult kasulik on. Et see ooteaeg või kannatamatuse periood, kannatlikkust õppides, et mida see koht võib sulle tegelikult kinkida. Ja võimalik, et nii mõnigi inimene avastab, et näiteks kui partnerlusteemades on mingisugused kas takerdumised, viivitused, ei ole kohest edasi liikumist, et see aeg on väga hea, et tegeleda just maise tasandi teemade korrastusega. Et kui suhteteemas asjad edasi liiguvad, siis on sul ka maise tasandi teemad juba palju parema joone peal. Ja kui tulevad üles sellised kohad, et ma tunnen, et ma nii kannatan, mul on nagu piinlen, mul on ärevus mingil teemal, et siis kutsuda tervenduse energia teadlikult, kaastunde energia tervendus, et ma kutsun enda ellu Kuan Yini, kaastunde jumalanna energia mind toetama ja abistama, et ma saaksin edasi liikuda suuremas pehmuses, soojuses, südame soojuses, avatuses ja halastuse energias. Et see päev võib olla natukene raputava energiaga, aga tea, et su kaitseinglid ja vaimsed teejuhid on kindlasti sind toetamas. Ja ükskõik, mis praegusel hetkel on nii-öelda pausi peal takerdumises, ei ole edasi liikumist, siis see on selleks vajalik aeg, et mingid muud asjad saaks nüüd korda seatud. Siis ongi nende muude asjadega vaja tegeleda, et usalda, et kui mingi kogemus ei voola, siis see aeg on sulle teiste kogemustega tegelemiseks. 4. august. 4. august on peegelduspäev, mis ütleb, et vaata seda, mis on sinus ilusat. Märka harmooniat enda ümber, enda sees. Kui on närviline energia, siis leia neid vaikuse hetki, kas või olles tualetis. Vaata endale 1 minut otsa, naerata endale, ütle midagi head, julgusta ennast, hinga sügavalt, võta neid väikseid pause, kus sa tunned, et sa näed midagi ilusat. Need väikesed pausikesed on need, mis tõstavad su energiasagedust ja seda on praegu vaja väga teha, et see suuremasse ilusse liikuda suures plaanis ja suures pildis on vaja just neid väikeseid hetki tabada, seda väikseid detaile, mis on elus hästi. Võib-olla ei ole kõik asjad hästi, aga midagi on su elus kindlasti hästi. Et panna neid kohti tähele, et see toob tervendusega suuremale plaanile. Ja ma vaatan, kuna terve see nädal hakkab meile tooma siin seda suure plaani visiooni, ma küsin, mille kohta see suure plaani visioon sellel päeval tulla võib läbi selle ilu märkamise. See võib tulla südameteemadesse, partnerlusteemadesse, oma partneri nägemisse uue pilguga ja tihtipeale see, kuidas me näeme oma partnerit, võib väga tugevalt ju mõjutada seda, millisele ajaliinile me liigume. Et kui ma näen tema vigu ja puuduseid ja ilu ei näe, siis sellel hetkel ma liigun sellesse paralleeluniversumisse, kus tema puudused on aina tugevamad. Siis on soovitus, et maanda ennast, mine kas või loodusesse, kui sa vähegi saad. Tee midagi sellist, et sa tunned iseenda kehaga paremat kontakti. Võimalik, et ka trenni tegemine aitab sul ennast paremini tunda ja seega ka näha teistes inimestes nende tugevamaid külgi. Et sellel päeval võib tulla väga otsene allalaadimine, kanaldus sulle endale selle kohta, millist visiooni hoida tõesena. Et selge on see, et meil on kõikidel mingid inimlikud jooned, mida me tervendame ja kust me läbi kasvame ja
mida ära tunneme ja ma tunnen, et peaangel Miikal tuleb siin tõemõõgaga läbi raiuma seda visiooni, et inimesed jäävadki nendesse mustritesse, kus nad on olnud, et see ei ole tõde. Tõde on see, et kõik muutuvad, igaühel on nagu oma tempo, oma rütm, kuidas seda tehakse. Et seda rütmi austada on tarvis igasugune kritiseerimine maha panna ja tunnetada, kus sa oled kogenud suurt südamevalu ja tule hoopis enda südame tervenduse teemade juurde, et see, et sa oled kartnud näiteks, et su partner teeb mingeid asju ja siis ta teebki võib-olla seotud sinu enda eelmiste kogemuste tervendamata kohtadega, aga need kohad tervenevad ja seda tervendavat energiat endasse tuues sa ei pea heaks kiitma selle teise inimese käitumist, vaid keskendu sellele visioonile, kuidas sa soovid, et su elu oleks, et sa võtad vastutuse selle eest, mis su elus on ja nende peegelduste eest, mis su elus on, sa võtad selle endale, et see on väga suur koht, mida teha, aga hing saab sellest oma hingeväe tagasi, kui me otsustame ja valime, et minu hing on vastutav minu elus toimuva eest, et kui ma selle vastutuse enda kätte võtan, siis ma saan ka selle visiooni, mida hoida. Ja see on selle energiatsükli suur kingitus, et need uue reaalsuse visioonid meile tulla saavad. Ja see võib tunduda mõistusele keeruline, aga su hing teab, millest ma räägin, nii et usalda enda hinge kutset, keskenduda enda kõrgemale visioonile. 5. august. 5. augusti põhiline teema on kõikide nende kohtade ülestoomine, kus me ei ole tundnud, et me usaldame elu ja see võib olla väga raske protsess, kui me ei usalda elu. Et siin on väga kasulik teha mis iganes praktikaid või mis iganes toetust leida selle kohta, et peale raskeid aegu läheb kergemaks. Ja selleks sa võid vaadata kas erinevate inimeste elulugusid, lugeda, õppida, mõista, et ükski keerulises, ükski väljakutse inimeste eludes ei ole tulnud neid maha murdma, vaid juhtima neid nende hingele omasele teele. Ja see on väga võimas transformatsioonipäev, kus võivad tulla sellised nägemused või taipamised just nendel teemadel, kus sa oled tundnud, et mul ei ole õnne ja siis sa saad aru, et need on enda uskumustega seotud. Et see ma olen uskunud, et ma ei ole õnnelik või et mul ei ole õnne nendes eluvaldkondades. Kirjuta need uskumused üles ja palun tervendavat visiooni, seda visiooni, kui sa juba oled tervenenud. Milline su maailmapilt siis on, et siin on vaja teadlikult oma usku kasvatada, mitte oodata, millal see õnn su õuele saabub, vaid tulla ise õnne kehastuseks, armastuse kehastuseks. Nagu selline suur sisemine päikene on vaja panna särama, kui see sisemine päike särab, siis sa loomultasa tõused ülestõusuprotsessis kõrgemale tasandile, see on automaatne voog. Ja teisisõnu see võib tähendada seda, et lase lahti sellest, mis praegu on olnud, sellest minapildist, sellest samastumisest selle rolliga, kus sa oled olnud. Et see ongi see nagu vana naha maha ajamine. Ja see võib tunduda et ma olen ju seda teinud. Aga elu ütleb, et
tee praktilisi samme. See võib tähendada mõne inimese jaoks seda, et on vaja rohkem pöörata tähelepanu endale, enda eest hoolitsusele ja see vana muster, mis saab läbi, on see, et ma pean teiste jaoks midagi tõendama, tegema, näitama, väljendama, õpetama, selgitama, teistega tegelema. Et see praktiline samm on see, et ma tegelen endaga, ma aitan ennast, ma armastan ennast, ma tegelen sellega, et mina tunneksin jälle, et ma olen nagu särav päikene. Ja kõik, mis on seda päikse kiirgamist minus varjutanud, siis ma usaldan kõik need kogemused tagasi algallika kätesse lahendada. Ja appi tuleb meile mäletamine, et meie kõikide sees on kogu universum. Ja see, mida sa väljas tajud, on see kogemus, mida sa oma siseuniversumis oled endale arvanud, et sa väärid seda, et siin on see eneseväärtustamise teema hästi tugevalt õhus, mis aitab eneseväärtustamist kasvatada, on rõõm. Rõõmustada võib väga väikeste asjade üle, kas või selle üle, et rõõm on olemas. Ma olen väga õnnelik, et keegi kuskil on väga õnnelik. Juba ise olen näiteks sellises leiges meeleolus, aga siis mõtlen, kuskil on keegi, kes on nii mega õnnelik. Ma olen nii õnnelik, et kuskil on väga õnnelikud inimesed. Siis juba ka see tõstab energiasagedust, kas pole. Ja nüüd on järgmine samm on see, et ma kujutan ette, aga ka mina olen ühel hetkel nii õnnelik. Jee, kui lahe, ma võin ka olla väga õnnelik. Et see, kuidas ma sinna väga-väga õnneliku tundesse jõuan, jätan jällegi nagu lahtiseks. Et näiteks kui ma praegu teile jagasin, et kuskil on keegi väga õnnelik, see tegi mind nii õnnelikuks, et ma tunnen kohe, kui ma seda jagan, väga palju õnnelikumana ennast. Et selline energiatega töö tähendabki seda, et vahetevahel ma täiesti ignoreerin seda, mis praegu on, või kui ma tunnen, et on see mingi roigas on siin ees, ma kirjutan selle välja, võtan päeviku, kirjutan. Palun need roikad minu elust eemaldada ja selle asemel soovin seda, sest ma väärin seda, et selline uskumuste puhastus on selle päeva nimi. Kui midagi on sellel sisemise päikse säral ees ja sellel rõõmul, siis selle päeva energia aitab need ära puhastada ja vabastada. 6. august. 6. august on selline... ma unustasin öelda. Ma tahan veel 5. augusti kohta lisaks öelda, et 5. august on ka portaali avatuse päev, et see suur puhastus ja korrastus, mis toimub, on kindlasti ka algallika poolt väga toetatud ja väga jõustatud. Ja selline suur sisemine pöörang saab sellel päeval toimuda, et me tõuseksime piisavalt kõrgesse energiasagedusse, et me hakkaksime uusi võimalikkusi nägema. Nii. 6. august. 6. august peale tormi ilmub päike. Ja kui me oleme eelmisel päeval seda päikse teemat endas puhastanud, tuleb meile ülesanne elu poolt, et integreerida endasse positiivne väljavaade, et ka minu jaoks võivad asjad minna väga hästi ja ka minu jaoks võib elu täielikult naeratada. Et selle päikse integreerimine, mida me oleme siin puhastanud, et kui eelmine päev oli selline, võib-olla natukene loputas, soputas, raputas, et me tegeleksime endaga, siis järgmine päev on selline kergem, helgem, rahulikum hingamise päev. Võingi nautida seda, et see on selline, mõnes mõttes võime öelda isegi nagu puhkepäev hingele. Et hinge ülesanne on lihtsalt puhata oma ilu ja oma uut kogemust nautides ja oma uute kõrgemate visioonidega miilustades. Et see müntide 10 räägib sellest, et me kõik oleme suutelised harmoniseeruma oma
unistustega, kui me neile keskendume, et sellel päeval on hästi soovitus, et hoia oma unistusi, ära lase välismaailma segajatel tulla vahele, mis viiksid su fookuse kiirelt minema, et sellel päeval on hästi oluline või hea või kasulik see, et me oleme kohal ja tunnetame, et vot, nüüd sai selline puhastus tehtud ja ma lihtsalt naudin seda, et ma olengi selles uues energias, uues tunnetuses kohal. Ja kui ei ole nüüd seda suurt selgust tulnud, siis on soovitus, tee midagi loomingulist. Joonista endale edu ja õnnestumise portaal näiteks või tantsi need energiad välja, kui on veel mingeid raskeid tundeid, raskeid selliseid segavaid mõtteid, siis tantsi need endast välja, laula need endast välja, kirjuta välja, tegele millegagi, et sa saad need komakohad, mis on veel olnud, mis on olnud sellel tundel ees, et kõik lõpuks võidavad, et kõik need kohad lihtsalt pühi puhtaks oma kundaliini energia juhatusel, et mida iganes su keha juhatab sind tegema, kas sügavalt hingama, minema jooksma, tantsima, kirjutama, laulma, maalima, et tee seda, mis su keha sellel päeval juhatab, et see alateadlikult on selline enda sünnitamine uueks hästi tugeva jõuga sellel päeval, et seda vana enam ei jääks. Muidugi võib teha seda protsessi ka siis, kui sul on juba väga hea olla, siis joonista ja maali seda head tunnet või laula või tantsi seda head tunnet. Et loome energial lasta vabalt voolata. Et see aitab sellel sisemisel päiksel hästi integreeruda füüsilisse kehasse. 7. august. 7. august on siis selline, me oleme täpselt selle visioonitsükli poole peal ja aitab tuua nägemuse selle kohta, mis või kes vajab praegusel hetkel meie elus meie tähelepanu. Et see võib olla meie enda sisemine laps, kes küsib, et kuule, aga vaatame veel kord seda, miks ma siia planeedile ikkagi tulnud olen, et teeme sellise müstilise maailma sisekaemuse vahepeal ja sellel päeval on ka portaali avatuse päev ja selle päeva energiad võivad tuua nagu veel kord sellise lainena, nagu mereranda tulevad lained. Et see mingi laine toob selle meenutuse, et kuule, tegeleme sellega. Aitame ennast niimoodi või aitame teisi, aitame iseennast veel nagu mõnusamalt kohal iseendas tunda. Et hästi toetatud on. Pardon. Aitäh. Mul tuli endaga siuke suur allalaadimine praegu, selle teema kohta, mida ma olen siin tükk aega juba küpsetanud ja olen veeretanud ühest südamenurgast teise, aga nüüd ma sain aru, aitäh universum. Ühesõnaga, kõik, mis toetab sellist mängulist illusioonidest läbiliikumist, kergenemist, kergendusse tulemist, vabanemist, rahus elamist. Et see päev, tunnen, et energia on, isegi kui me seda füüsiliselt või praktiliselt ei tee, siis selle päeva energia on selline, et sa vaatad avakosmost, vaatad tähti taevas ja saad aru, et ma olen nii üürikest aega, ma olen tulnud siia keset kosmost, sellele pallikesele, selles tähesüsteemis midagi toredat looma, midagi tooma ja midagi läbi enda elu muutma, paremaks, ilusamaks. Et võimalik, et selliseks heaks praktikaks võiks olla ka näiteks see, et kui me ei saa öösel minna tähti vaatama,
mis iganes põhjusel, et siis võib vaadata ka näiteks mingit filmi tähesüsteemist või planeet Maa tekkimisest, et nagu mõista korraks seda argielust väljas pilti, seda suuremat visiooni, et kus me asume üldse, et me oleme keset miljardeid tähti ühel pallil, mis tiirleb ümber ühe tähe ja me tegeleme siin mingisuguste asjadega, millest meil vahetevahel on mingit aimu, vahetevahel meil ei ole suurt mingit aimu, aga mingid taipamised on tulnud, kuidas siin pallil elamist kõikide jaoks mõnusamaks muuta, kaasa arvatud iseendal. Et mida ma siis tahan nagu jätta siia kingituseks siia planeedile läbi enda elu. Ja võt, kui ma selle hoiakuga lähenen enda elule nagu hästi suurest plaanist vaadates, siis võib-olla see aitab näha mingisugust järgmist niidi otsakest, mis toob lahenduse edasiliikumiseks, mis iganes teemadele, mis siin praegusel hetkel hingetasandil lahendamist vajavad. Et jällegi tuleb siis peaangel saatjal soovitama, et ole kannatlik, andesta. Andestamine aitab terveneda, et see lahti laskmine nendest pahameeltest on tegelikult alati andestus iseendale, sest et need asjad, mida me kogeme, mis meile ei meeldi, on sageli need asjad, mis me ise oleme teistes kehastustes teinud või olnud või mõelnud või loonud. Et siis andestades teistele, andestame ka iseendale ja andestades endale, andestame ka teistele, et eesmärk ei ole see, et me peame samamoodi edasi minema, nagu senini on olnud, aga mõistes, et igaks asjaks on olnud mingisugune oluline põhjus ja võib-olla see, et sa tuled täieliku andestusse enda sees, avab sind väga suurtele imedele. See eesmärk ei ole see, et teisi õigeks mõista või kuidagi nende teguviisi heaks kiita, vaid et sa ise avaned sellele suuremale pildi nägemisele läbi enda tasakaalustamise. Et sa lihtsalt rohkem ei piinleks ise nende vanade kogemuste käes. 8. august meie visiooni põnev tsükkel jätkub ja me olemegi siin siis nüüd mõned viimased nädalad selle sünnitsükli lõpuni on aega. On selline lõpusirge koht, kus tuleb meile, sellel päeval tuleb mingi otsus. Ma ütleksin niimoodi, et kõrgemalt poolt, kõrgemal minal on sellel päeval mingi otsus sind mingist kogemusest lahti harutada, et sinu unistused täituksid. Et siin tehakse sinu eest kõrgemal tasandil, sinu enda kõrgem mina koos teiste inimeste kõrgemate minadega langetab siin mingi otsuse sinu kasuks, mida sa praegu veel ei näe. Aga see olukord nõuab sinu usaldust, et sa vabatahtlikult hakkad usaldama parimat lahendust ennem, kui see ennast ilmutab. Ja usaldusse ja maandusesse jälle läbi looduses viibimise on kõige parem. Nii miks meile seda ei näidata, seda otsust? Sest et sa ei pea rasket tööd tegema, et see on mingisugune karmasõlm, mis harutatakse lahti. Kõikide jaoks toimub sellel päeval karmasõlme lahti harutamine, mida me inimtasandil ei ole suutnud või ei olegi isegi vaja olnud. Kollektiivne, mingi suur kollektiivne blokeering vabaneb või? Jah.
sest terviklikkuse huvides on see, et meil kõigil läheb kõige kõrgema plaani kohaselt. Terviklikkus ei taha, et me kannatame. Terviklikkus on andnud meile võimaluse kogeda, nagu me justkui ise vaba tahte alusel siin otsustame, teeme, valime. Aga on mingisugused sellised tähtpunktid, olulised, nagu nüüd tuli tähekaart ka, tähtpunktid. Et kui selleks ajaks ei ole vaba tahte alusel inimestel mingisugused kogemused nii-öelda ära tehtud, siis nad tehakse kõrgemalt poolt. Et ole teadlik, mis sulle sellel päeval infona tuleb. Need on kõrgema minu otsused, et usalda seda, kui tuleb sulle teadvusesse arusaamine, et midagi läheb sinu jaoks paremaks, kergemaks, lihtsamaks, siis nii see on, et siis vaba tahte alusel sina ütle lihtsalt jah, aitäh. Ja mõõkad või vabandust, sauade 5 tagurpidi kaart pööratakse ümber. Mitte selles mõttes pööratakse ümber, et sa pead kogema seda energiat, vaid pööratakse ümber selles suhtes, et see lõpetatakse. Ma tahan selle kohta korra isegi vaadata. Mul on tunne, et mingi info tuleb. Jah, konflikti lõpp, stressisituatsiooni lõpp ja asjatu nagu võitluse või võistluse lõpetamine. Rahunemine, lõdvestumine, kompromissi leidmine. Ja see, et see nagu pööratakse ümber, see tähendabki seda, et see tehakse sinu eest ära. Ja sinu asi on mitte sellesse konflikti rohkem oma nina toppida. See on see, mida tuleb tähele panna, et sina vaba tahte alusel valid selle teemaga rohkem mitte nagu käsi lüüa, vaid selle asemel vaatad, aga kui seda konflikti enam ei ole, mis mu elus siis on? Just see koht. Kui seda konflikti enam ei ole, mis mu elus siis on? Mis ma siis tunnen? Kuhu ma siis pilgu pööran? Mis siis saab, kui see on juba lahenenud? Et see on see sild, mida meil tuleb ületada. See on suure vaimu usalduse sild. Okei, nüüd ma saan aru. Mul on vaja vaadata, et kui need kohad on juba lahenenud, mis siis minu elus on? Mida ma siis tunnen, kui see on juba lahenenud? Ilmselt on siis väga suur rahu, eks ole? Väga suur kergendus, väga suur kerguse tunne, et seda kerguse tunnet endasse siis lubada. Jah, palun väga. Ganesha kaart täielikult kinnitab seda, et ma ignoreerin seda, et see konflikt on olnud või praegu tundub, et mul ei ole tõendeid, et see oleks läbi, aga ma juba vaatan sellest kohast, et see konflikt on juba lõppenud ja ma vaatan enda helget tulevikku, ma tulen sellesse tunnetusse. Ja kui ma sellesse tunnetusse tulen, ma näen selgelt ja mis aitab seda selgelt nägemist teha, on rõõmuvägi. Et ma tunnen, et rõõm on vägi. Rõõm ongi loomise vägi. Kui ma suudan rõõmsalt vaadata, siis ma suudan ka väga hästi seda manifesteerida. Ma pühendun rõõmule. Ilma põhjenduseta, ilma kinnituseta, ilma nagu nii-öelda universum ei ole veel kinnitust andnud, aga ma juba tulen sellesse tundesse.
see on suur ülesanne, aga ma usun, et me saame sellega hakkama. Sest et me võime ju olla nii õnnelikud, et kuskil on keegi väga õnnelik, on ju. Nii. 9. august tuleb jälle meil suur pöörangupäev. Need tundmused või visioonid või nägemused, mis meil on tulnud, hakkavad nüüd vormuma, leidma sellist sisemist kristalliseerumist läbi kas mõtte äratundmise, läbi selguse. See võib olla ka näiteks see, et ma tunnen ära, aga alla selle ma enam ei lepigi. Mulle tuli see visioon, kui midagi esitleb, mis on vähemat kui see, siis mina ütlen, see ei ole veel see, et ma olen joondunud enda kõrgema visiooniga, ma olen joondunud selle tunnetusega ja ma tunnen seda tunnet ja ma luban vool ennast kanda selles tundes järgmisesse heasse tundesse ja kõik, mis selle tunnetusega veel ei ühti, annan kõik algallikale lahendada. Olen teadlik sellest, et mis ei ole mul hea tunne, millega tegutseda, siis järelikult see ei olegi minu ülesanne sellega tegeleb algallikas minu eest. Sellega saab mulle tuleb selline sõnum, ma lihtsalt ütlen nii, nagu see on. Sellega saab Jumala sõnum kaljusse raiutud. See on uus maailma sõna, öeldakse mulle, see on maailma sõna. Heast tundest ei pea taganema. Ma ei pea enam tegema asju halva tundega, ennast vähendama. Ma ei pea minema enam oma sisemise õigusseadustiku vastu. Mina võin jääda harmooniasse. Ja kui mina ei tagane endast, siis elul ei jää muud üle, kui elu paindub minu järgi. Mitte, et mina paindun selle järgi, mis ma arvan, et teised suudavad, oskavad, mõtlevad, soovivad, vajavad, vaid et nüüd olen mina ka oluline ja minu ja universumi kokkulepe on püha ja sellega ma istun enda troonil ja sellel troonil viibides olen ma, jällegi vaadake, kui kuninganna vaatab siin tähti. Teistpidi kaardil on selline päevavalges oma südame vaatamine, aga siin pildil oleme nägemas, tajumas, kuidas kuninganna naisenergia on suure pildi nägemises, suure pildi mõistmises kohal, oma sügavuses, oma taipamistes kohal ja on selles kohas rahulik, ei karda, ei värele, ei hüppa troonil püsti, äkki ma pean minema seda kuningat ikkagi natukene tagant utsitama või ma pean minema mingisuguseid asju udama, et asjad läheksid paika, vaid ei. Minu ülesanne ongi sellel päeval vaadata seda kõrgemat visiooni ja tunnetada seda tunnet, et mina juba olengi eluga harmoonias. Mina olen harmoonias. Teised teevad, mis nad tahavad. See ei ole minu asi neile järeleaitamistunde anda. Mul ei ole tarvis kellelegi midagi selgitada, vaid mina pööran pilgu selles suunas, mis praegu on võimalik. Vana taganutmise asemel pööran pilgu väga konkreetselt sellesse, mis on võimalik ja hoian seda nägemust. Olen tänulik kõigele sellele, mis õpetas mulle, et ma ei pea seda rasket tööd tegema, ma võin jääda naisenergias kohale. Ja kui selles kohalolus tuleb juhatus, võin ka käisid üles käärida ja juba tänulikkusega panustada sellesse kogemusse. Aga kui ei ole selget juhatust, siis palun väga, ma oskan väga hästi olla teadlik enda kannatlikkuse olemusest,
mis on jumalik alge essents. Kannatlikkus ei ole allaandmine, kannatlikkus on tugevus. Kannatlikkus on vägi, kus ma hoian oma väge. Ma kiirgan oma armastust, oma tulevikku. Võimalik, et väga hea päev, et ka teha reiki seanssi oma tuleviku teemade tervenduseks ja toetuseks. Tunnetan, kuidas planeet Maa armastab mind, elu armastab mind. Siin kaardipaki peal jäi kohe sauade kuuska silma võidu energia. Mida veel elu tahab sellel päeval näidata? Karikate kuninganna vaatleb, lubab unistustel täituda ja lubab kõikidel tornidel langeda, millel on aeg langeda. Kõik egoprotsessid, ma lihtsalt lasen kõigel langeda, mis ei ole enam mina. See on niimoodi, et sa näed ühtaegu koidikut ja selja taga sa näed ka veel, et on seesama pimedus, mis lahkub, et on korraga on siis koiduvalgus, tärkav koiduvalgus ja on ka öö, kus kõik tundus veel nii pime ja teadmatuses. Aga selles pimeduses oli kogu aeg lootuse täht säramas. Ja me oleme tänulikud sellele lootusele, mis on meid kandnud edasi. Toonud meid väga võimsasse energiasse, ülempreest rinna energiasse. See ülempreest rinna energia ütleb meile, et see teekond usaldada, et valgus tuleb ka siis, kui on täielik pimedus, ongi sinu hinge ülesanne olnud. See on sinu suur pühitsus olnud. Vahel ei ole meil muud kompassi ju enda teel kui enda sisetunne. Et praegu on päris hästi. Järelikult lähen õiges suunas. Isegi kuhu see õige suund täpselt viib või mis elemendid selles tulevikus on, see ei ole tähtis, aga mul on praegu hea olla. Siis see kogemus toobki... See ongi see energeetiline töö, mida me teeme, see toob arusaamise. Minu roll siin maa peal ongi olla õnnelik. Ja ma olen väärt kõiki neid imesid ja õnnistusi, mis mu ellu tulevad. Ja mu elus terveneb kõik imelisel moel. Mu energiakeha terveneb, mu valguskeha terveneb, mu mõttetasand, hingetasand, füüsiline tasand, kõik tasandid tulevad terviklikkusesse läbi suurema rahu. Ja kui mul on juhatus, vot nüüd on aeg liikuda sellesse suunda, siis mu sisetunne on selles kohas vankumatu ja ma teengi seda ja ma lähengi sinna suunas ja ma otsustan ja valingi liikuda. Ja mul on alati minu teekonnal õigel ajal, õiged inimesed, õiged kogemused, õiged ressursid alati olemas. Sest olles ise harmoonias, olen harmoonias kogu toetava, armastava universumiga. Vot selline nädal. Kuidas see suur visioonitsükkel küll kulmineeruda saab, seda saame siis järgmise nädala videos kuulata, vaadata. Soovin teile maagilist, julget, mitte samastumist oma mitte minaga. Ja julgust ära tunda enda võitmatu, lõpmatu, igavikulane, ürgne, vägev algolemus. See algolemus on nii võimas. Ja sellel elul on sulle väga palju imelist plaanis. Ma olen sellest täitsa veendunud, nii et pea vastu ja
julgelt edasi, olge õnnistatud, aitäh kallid teile toetuse eest, ma olen nii tänulik, et saan tänu teie toetusele neid videosid pakkuda. mingu kõik kõige kõrgema plaani kohaselt.